Selles videos vaatame, kuidas käib kaheastmeline autentimine Esteri, Gmaili, Facebooki ja e-kooli keskkonnas. Kaheastmeline autentimine tähendab, et sisse logimisel tuleb lisaks paroolile kinnitada oma isik teise sammuga. Näiteks sisestada SMS-iga saadud kood, kasutada autentimisrakendust, näiteks Gmaili, või ID-lahendust, näiteks Smart ID-d. Kood on ühekordne. Seda ei pea kuhugi salvestama ning see kehtib tavaliselt 30 minutit. Kaheastmeline autentimine muudab konto palju turvalisemaks, sest isegi kui keegi saab parooli teada, ei pääse ta kontole ilma teise kinnitusetapita. Selles videos keskendume just SMS-i või autentimisrakenduse kaudu saadud koodidele. Kõigepealt vaatame e-kataloogi ester.ee, kus saab otsida teavikuid, mida raamatukogud pakuvad ning kasutaja saab oma kontolt vaadata laenutusi ja pikendada tähtaegu. Mine lehele ester.ee, vali ülevalt Minu Ester, logi sisse ning seejärel vali oma raamatukogu, näiteks Tallinna raamatukogud. Nüüd sisesta oma kasutajatunnus, milleks on isikukood ning sisesta salasõna ja vajuta Edasta. Sinu telefoninumbrile saadetakse kinnituskood. Ava telefoni SMS-rakendus ja sisesta saadud kood Esteri koodilahtrisse. Vajuta Kontrolli. Kui sõnum ei jõua kohale, vali Saada uus kood või saada kood e-postiga ja kontrolli uuesti oma SMS-e või e-posti. Kui kõik andmed on õiged, logitakse siin Tallinna raamatukogude Esteri keskkonda sisse. Gmail on Google'i e-posti teenus, kus kasutatakse samuti kaheastmelist autentimist. Mine lehele gmail.com. Sisesta oma e-posti aadress või telefoninumber ja vajuta Edasi. Sisesta parool ja vajuta uuesti Edasi. Nüüd kuvatakse teade kaheastmelise kinnituse kohta. Ava oma telefonis Gmail või Google'i rakendus. Seal peaks ilmuma teade, kas proovite sisse logida. Kui see oled sina, vajuta Jah, see olen mina. Mõnikord näitab Gmail ka 3 numbrit. Vali telefonis see number, mis on sama, mida näed arvuti ekraanil. Nüüd oledki Gmaili sisse logitud. Facebook on sotsiaalmeedia platvorm, kus saab suhelda sõpradega, jagada sisu ja jälgida uudisvoogu. Mine lehele facebook.com. Sisesta oma e-post ja parool. Seejärel vajuta logi sisse. Kui kaheastmeline autentimine on sisse lülitatud, saadetakse sulle kinnituskood. Jälgi, kuhu kood tuleb. See võib saabuda SMS-i, WhatsAppi või autentimisrakendusse. Ava vastav rakendus ja sisesta kood Facebooki koodilahtrisse. Vajuta Jätka ja oledki sisse logitud. E-kool on veebipõhine õppekeskkond, kus õpilased, õpetajad ja lapsevanemad saavad jälgida õppetööd, hindeid ja tunniplaani. E-kooli sisse logimiseks mine veebilehele e-kool.eu. Paremal ülanurgas klõpsa logi sisse. Kasutajanimeks on sinu e-posti aadress. Sisesta see vastavasse lahtrisse ja vajuta Jätka. Seejärel sisesta oma parool. Kui andmed on õiged, vajuta Sisene. Järgmiseks kuvatakse teade, et kinnituskood on saadetud sinu e-postile. Kui soovid kasutada muud autentimisviisi, vali allpool Palun proovi muud autentimise meetodid. Näiteks saad lasta saata koodi oma mobiiltelefonile SMS-i teel. Selles videos valime selle variandi. Seejärel tuleks vaadata oma telefoni sõnumitesse, kas soovitud kood on tulnud ja sisestada kood sisse logimisaknas nõutud lahtrisse. Kui kasutad oma isiklikku arvutit või telefoni, võid märkida linnukese, usalda seda seadet. Sel juhul ei küsita 30 päeva jooksul lisakinnitust ning saad sisse logida ainult kasutajatunnuse ja parooliga. Avalikus arvutis, näiteks koolis või raamatukogus, pane alati ära usalda. Kui sa Tallinna raamatukogudes kogemata vajutad usalda seda seadet, siis ei pea muretsema. Piisab, kui logid e-koolist ja arvutist välja. Raamatukogu arvutid kustutavad kõik kasutajaandmed pärast välja logimist, nii et järgmine kasutaja ei pääse sinu kontole ega näe sinu infot. Nüüd oledki e-kooli sisse logitud. Kaheastmeline autentimine võib tunduda esialgu lisasammuna,
kuid see kaitseb kontot paroolivarguste ja pettuste eest. Kontrolli alati, et kinnituskood jõuaks usaldusväärsesse kanalisse ja ära kunagi jaga seda teistega. Aitäh vaatamast ja turvalist internetikasutust!